Tere tulemast kuulama podcasti Müüdid ja muinasjutud. Mina olen Helina Välb ning viin teid igal reedel erinevatesse maailma paikadesse, et tuua teieni sealseid muinasjutte, legende ja müüte. Head kuulamist! Täna jutustan teile ühe vast et kuulsaima muinasloo, Tuhka-Triinu. See versioon, mida mina teile loen, on ilmselt üks tuntumad. See on Charles Perrault 17. sajandi lõpus kirja pandud Tuhka-Triinu ehk kristallkingake. Tegelikult aga on Tuhka-Triinu lugu rahvajutt, millel on variatsioone üle kogu maailma. Ja arvatakse, et esimesed sellised Tuhka-Triinu muinasjutu alged jäävad sinna Kristuse sünniaegadesse umbes ja need räägivad siis ühest Kreeka orjatarist, kes abiellus Egiptuse printsiga. Aga see variant, mille mina teile täna jutustan, on ilmselt kõigile juba küllaltki tuttav. Mõnusat kuulamist! Elas kord aadlimees, kes oli teist korda abiellunud ja nii kõrgi ning upsaka naise saanud, et säärast ei olnud keegi enne näinud. Naisel oli 2 samasuguse iseloomuga tütart, kes olid temaga täiesti ühtemoodi. Mehel aga oli nooruke tütar, iseäranis tasane ja hea. Ta oli läinud emasse, kellest paremat inimest ei olnud ilmas leida. Vaevalt said pulmat peetud, kui võõrasema oma halba iseloomu näitama hakkas. Tal said hinge seest noore lapse voorused, mille tõttu tema oma tütred veel vihkamisväärsemad paistsid. Naine pani noore tüdruku kõige raskemaid majatöid tegema. Tema pidi nõusid ja treppe pesema, majaemanda ja perepreilid ja tube kraamima. Neiu enda magamisase oli üleval pööningul viletsal õlekotil. Õedaga elasid parkettpõrandaga tubades, kus neil seisid viimase moe järgi meisterdatud sängid ja peeglid, milles nad võisid ennast pealaest jalatallani näha. Vaene laps kannatas kõike nurisemata ega tihanud isalegi kaevata, sest oleks saanud tõrelda. Oli ju isa täielikult oma naise võimu all. Kui neiu tööga valmis sai, seadis ta ennast koldenurka ja istus tuha peale, mistõttu teda tavaliselt tuhalsitsijaks kutsuti. Noore mõde oli vanemast vähe viisakam ja hüüdis teda Tuhka-Triinuks. Ja ometigi oli viletsates hilpudes Tuhka-Triinu 100 korda ilusam kui tema uhketes rõivastes õed. Kord juhtus, et kuningapoeg korraldas peo, kuhu ta kõik kõrgest soost inimesed kutsus. Ka meie preilid olid palutud, sest nad kuulusid riigi suurtsugu inimeste hulka. Õekesed rõõmustasid kangesti ja astusid kibe kiiresti kleite ja soenguid valima, mis neile kõige paremini oleksid sobinud. Uus vaev Tuhka-Triinule, sest tema pidi õdede pesud riikima ja kätiseid plisseerima. Jutt käis ainult selle ümber, mismoodi keegi ennast riidesse paneb. Mina, ütles vanem õde, panen selga punase sametkleidi ja Inglismaalt toodud ehted. Mina, ütles noorem, panen hariliku seeliku, see-eest aga kuldlilledega mantoo ja teemantitega vöö, mida sugugi iga päev ei näe. Läkitati tubli tanutegija järele, et ta 2 volangireaga tanud valmistaks ja osavalt meistrilt osteti iludusmärke. Õed kutsusid Tuhka-Triinu nõuandjaks, sest tal oli hea maitse. Tuhka-Triinu andiski ülihead nõu ja pakkus ennast koguni nende juukseid sugema, millega õed meelsasti nõus olid. Kui Tuhka-Triinu nende juukseid kammis, küsisid nad temalt. Tuhka-Triinu, kas sa tahaksid ka pallile minna? Oi, preilid, mis te minule naerate? Ei minusugusel kõlba sinna minna. Sul on õigus, kõik naeraksid laginal, kui nad näeksid tuhalsitsijad peole minemas. Mõni teine Tuhka-Triinu asemel oleks kõike nuripidi teinud, aga tema oli hea ja kammis juukseid ilusasti edasi. Õekesed olid rõõmu pärast nii meelest ära, et ligemale 2 päeva ei võtnud toitugi suhu. Üle 10 nööri tõmmati katki, et nende pihtu peenemaks pigistada. Ühte soodu keerutasid nad peegli ees. Viimaks jõudis õnnepäev kätte. Õed tõttasid minema ja Tuhka-Triinu pilk saatis neid nii kaua, kuni nad näha olid. Kui ta silmeid enam ei seletanud, puhkes ta nutma. Sel hetkel astus sisse Tuhka-Triinu ristiema,
ning nähes tütarlast haledasti nutmas, küsis, mis mure ta südant vaevab. Ma tahaksin kangesti. Ta nuttis nii kibedasti, et ei saanud lausetki lõpetada, aga ristiema, kes oli haldjas, ütles talle, sa tahaksid kangesti peole minna, eks ole nii? Oo jaa, vastas Tuhkatriinu ohates. Olgu nii, sõnas ristiema, kui sa hea laps oled, lasen sul peole minna. Ta viis Tuhkatriinu välja ja ütles talle, mine aeda ja too mulle üks kõrvits. Tuhkatriinu läks seda maid, otsis kõige ilusama kõrvitse välja ja tõi selle ristiemale, ehk ta küll ei osanud arvata, kuidas kõrvits teda peole võiks aidata. Ristiema õõnestas kõrvitse seest tühjaks, jättis ainult koore alles, puudutas seda võlukepikesega ja sealsamas muutus kõrvits uhkeks kuldseks tõllaks. Siis läks ta hiirepuuri järele. Puuris oli 6 elavat hiirt. Ristiema käskis Tuhkatriinul puurihaava veidike paotada ja puudutas võlukepikesega iga hiirt, kes sealt välja lipses, nii et see sealsamas toredaks hobuseks muutus. Ilus 6 hobuse rakend hiirekarva kimlitega oligi valmis. Ristiema pidas aru, kellest kutserit teha. Ma lähen vaatan, ehk on rotipuuris mõni rott, ütles Tuhkatriinu. Sellest võiks ju kutseri teha. Sul on õigus, kostis ristiema. Mine vaata järele. Tuhkatriinu tõi rotipuuri, milles oli 3 prisket rotti. Haldjas valis 3 hulgast välja uhke habemega roti ja kui ta oli teda puudutanud, muutus too turskeks kutseriks, kellel olid kõige ilusamad vuntsid, mis seal nähtud on. Seejärel ütles ristiema Tuhkatriinule. Mine aeda. Kastekannu tagant leiad sa 6 sisalikku. Too need siia. Vaevalt sai Tuhkatriinu need toodud, kui ristiema muutis sisalikud 6 teenriks, kes on oma kardpaaltega livreedes sedamaid tõlla taga. Nagu ei oleks nad kogu oma eluajal muud teinudki. Siis ütles haldjas Tuhkatriinule. Näed sa, nüüd sul on, millega peole minna. Oled sa rahul? Jah, aga kas ma pean niiviisi nendes närustes hilpudes minema? Ristiema puudutas teda võlukepikesega ja 1 silmapilguga muutusid Tuhkatriinu riided kalliskividega tikitud kuld ja hõberõivasteks. Siis andis ristiema talle paari maailma ilusamaid kristallkingakesi. Nõnda viisi ehituna astus Tuhkatriinu tõlda. Ristiema aga manitses teda, et ta mingil juhul üle südaöö ei jääks ja hoiatas, et kui ta siis pallil silmapilgugi kauem viibib, muutub tõld uuesti kõrvitsaks, hobusad hiirteks ja tema riided saavad jällegi endisteks. Tuhkatriinu tõotas ristiemale, et ta tingimata enne südaööd ära tuleb. Tuhkatriinu asus teele suurest rõõmust nagu meelest ära. Kuningapojale anti teada, et on tulnud tähtis printsess, keda keegi ei tunne ja kuningapoeg tõttas teda vastu võtma. Ta ulatas Tuhkatriinule tõllast maha astumiseks käe ja juhatas ta piduliste juurde saali. Ümberringi tekkis sügav vaikus, tantsijad jäid seisma ja viiulid vakka. Suure tähelepanuga silmitseti tundmatu neiu säravat ilu. Kostis ainult imestuse pobinat. Oo, kui ilus ta on. Isegi kuningas, kes oli juba päris vana, ei saanud Tuhkatriinult silmi ära ja lausus tasakesi kuningannale, et ta ei ole ammugi nii ilusat ja armsat neidu näinud. Naised uurisid hoolega tema soengut ja rõivaid, et juba homme päev endale samasuguseid saada, oleks vaid küllalt kauneid kangaid ja küllalt osavaid meistrimehi leida. Kuningapoeg juhatas Tuhkatriinu aukohale ja palus ta hiljem tantsima. Tuhkatriinu tantsis nii nõtkelt, et imetlus aina kasvas. Toodi uhke piduroog, aga noor prints ei söönud sugugi, vaid ainult vaatas üksi silmi Tuhkatriinut. Siis Tuhkatriinu läks ja võttis õdede juures istet. Oli nende vastu väga viisakas ja lahke. Ta pakkus neile sidruneid ja apelsine, mis ta printsilt oli saanud ja õed panid seda väga imeks, sest nad ei tundnud teda ära. Kui nad seal nõnda juttu vestsid, kuulis Tuhkatriinu, kuidas kell 3:12 lõi. Kohe tegi ta sügava kummarduse pidulistele ja kiirustas minema nii kärmesti, kui jalad võtsid. Kui ta koju jõudis, rääkis ta kohe kõigest ristiemale, tänas teda ja ütles, et ta tahaks kangesti ka teisel päeval peole minna, sest kuningapoeg oli palunud teda tulla. Parajasti, kui ta ristiemale jutustas kõigest, mis peol oli sündinud, koputasid õed uksele. Tuhkatriinu läks ust lahti tegema. Küll te jäite kauaks, haigutas Tuhkatriinu silmi hõõrudes ja ringutades, just nagu oleks ta alles praegu unest virgunud. Ometi ei olnud tal magamiseks tahtmist, sest ajast peale, kui ta neist lahkunud oli.
Oleksid sa pallile tulnud, ütles üks õde. Ei oleks sa seal igavust tundnud, sinna tuli üks ütlemata ilus printsess, kõige ilusam, keda kunagi nähtud. Ta oli meie vastu nii lahke, pakkus meile sidruneid ja apelsine. Tuhkatriinu oli suurest rõõmust nagu meelest ära. Ta küsis õdedelt, kuidas oli printsessi nimi, aga nad ütlesid, et keegi teda ei tundnud ja et kuningapoeg on sellepärast suures hingevaevas ja et annaks kõik siin ilmas, kui ainult teda saaks näha. Tuhkatriinu naeratas ja ütles, ta oli vist väga ilus. Jumal, kui õnnelikud te olete. Kas mina ei saaks teda näha? Kallis Javot, laenake mulle oma kollane kleit. Mida teie iga päev kannate? Või veel, ei tule mõttessegi, ütles Javot. Peaksin püsti hull olema, kui laenaksin oma kleidi räpasele tuhal sitsijale. Tuhkatriinu seda ootaski, et õde keeldub ja tal oli hea meel, sest oleks olnud tõsises kimbatuses, kui õde oleks valmis olnud talle oma kleiti laenama. Teisel päeval olid õed jälle pallil ja Tuhkatriinu samuti. Veel uhkemini ehitud kui esimene kord. Kuningapoeg ei astunud sammugi tema kõrvalt ja rääkis talle vahet pidamata õrnusi. Noor neiu ei tundnud sugugi igavust ja unustas risti oma manitsused. Nii kostis ta kõrvu südaöö esimene kellalöök, kui tema meelest kell ei olnud veel 11 saanud. Tuhkatriinu tõusis püsti ja pages välejalgselt kui hirv. Kuningapoeg ruttas talle järele, aga ei saanud teda kätte. Tuhkatriinul libises jalast kristallkingake, mille prints õrnalt maast üles võttis. Tuhkatriinu jõudis lõõtsutades koju, ilma tõllata, ilma teenriteta, oma viletsates hilpudes. Kogu toredusest ei olnud talle jäänud muud kui üks king, samasugune kui see, mis tal jalast oli libisenud. Palee väravavahtidelt päriti järele, kas nad ei näinud üht printsessi lahkumas. Vahid kostsid vastu, et nad ei olnud näinud lahkumas kedagi peale üsna viletsates riietes noore tüdruku, kes oli rohkem talutüdruku kui preili moodi. Kui õed peolt koju jõudsid, küsis Tuhkatriinu, kas nad olid hästi lõbutsenud ja kas too kaunitar ka seal oli olnud. Õed vastasid, et jah, aga et oli põgenenud, kui kell südaöötundi lõi ja et kiirustamisega oli tal maailma ilusaim kristallkingake jalast libisenud ja et kuningapoeg oli selle üles võtnud ja et pärastpool oli ta peol ainult seda vaadanud. Ja et kindlasti oli ta kõrvuni armunud ilusasse neiusse, kellele väike kingake kuulus. Nad rääkisid sulatõtt, sest mõni päev hiljem laskis kuningapoeg igal pool kuulutada, et ta võtab naiseks selle, kellele king täpselt jalga sobib. Esiti prooviti kinga jalga printsessidele, hertsoginnadele ja teistele õukondlastele, aga ilma asjata. King toodi 2 õele, kes püüdsid kõigest väest oma jalga kingakesse pitsitada, kuid see läinud korda. Tuhkatriinu vaatas seda kõike pealt, tundis oma kingakes ära ja ütles naeratades. Peaksin proovima, kas ta ehk mulle jalga ei passi. Õed hakkasid naerma ja teda pilkama. Aadlimees, kes kinga passitamist toimetas, silmitses Tuhkatriinut tähelepanelikult ja leidis, et ta on väga ilus olevat. Ütles, et see on hea mõte ja et temal on käsk kõikidele neidudele kinga jalga proovida. Ta pani Tuhkatriinu istuma ja kinga tema väikesesse jalga lükates nägi, et see läks sinna lipsti ja sobis talle nagu valatult. Õdede imestus oli suur, aga see kasvas veelgi, kui Tuhkatriinu taskust teise kinga võttis ja selle ka jalga pani. Siis tuli kohale ristiema, puudutas võlukepikesega Tuhkatriinu riideid ja muutis need veel uhkemaks, kui eelmised olid olnud. Nüüd tundsid õed Tuhkatriinus peol nähtud kaunitari ära. Nad langesid jalgade ette maha ja palusid andestust halva kohtlemise pärast, mida ta oli pidanud nende poolt kannatama. Tuhkatriinu aitas nad püsti ja ütles neid kaisutades, et annab hea meelega andeks ja palus neid teda ikka armastada. Ehituna nagu ta oli, viidi ta noore printsi ette. Printsi meelest oli ta veel ilusam kui enne ja mõni päev hiljem abielluski ta Tuhkatriinuga. Tuhkatriinu aga, kes oli samavõrra hea kui ilus, laskis oma õed kuningalossi tuua ja pani nad veel samal päeval 2 tähtsale õukondlasele mehele. Aitäh, et kuulasid podcasti Müüdid ja muinasjutud. Kohtume juba järgmisel reedel. Kuulmiseni!